Hei, enne kui sa hakkad kommenteerima, et ma olen Tallinna Transpordiameti poolt kinni makstud, siis jah, sul on õigus. Ega ma ei teeks tasuta sellist asja ju. Me kõik teame, et paljud inimsuhted vinduvad ja jõuavad sellisesse kohta, kus ükskõik mis sa ka ei teeks, siis teine pool näeb ja mäletab kõigest ainult negatiivset. See on liiga madal, kunagi pole õigel kõrgusel. Näiteks kingid emale iPhone'i, aga terve elu ta mäletab ikka seda ühte korda, kui sa ta sünnipäeva ära unustasid. Ma ei tea, mis asi see on, aga inimestel jäävad ikkagi pigem need halvad asjad meelde ja head asjad taanduvad enesest mõistetavateks. Miks ma seda nuppu pean vajutama kogu aeg? Et kas meil nagu positiivsete mälestuste jaoks polegi siis ruumi või? Kuigi, mõni plätsertist sai ikka väga põhjendatud kriitika. Point see, et hei inimesed, märkaks vahelduseks neid positiivseid asju ka ja ärme võta neid enesest mõistetavad. Kurat, jälle ehitavad, just sai valmis. Siin on näiteks pargi- ja reisiparkla. Jätad auto siia ja liigud ühistranspordiga edasi. Nagu 70 meetrit siit on bussipeatus. Keegi reaalne inimene võttis välja ja tehti ära. Ja kui sa sõidad siin ilusti õige kiirusega, siis oled täpselt fooride rohelaines. Nii et palju õnne, Kuigi siin hakatakse kogu aeg kindlasti ehitama, nii et... Aga seniks, rohelaine. Sind häiris, et linnapilt on pikali visatud tõukse täis või? Vaat näed, enam ei saa suvalisse kohta tõukse maha jätta. Eraldi parklad on. Keegi mõtles välja, et teeks eraldi parklad. Jäta see ka vahelduseks meelde. Ja siin on... tegelikult me siin seisukohta ei võta. Ei, paneme kinni. Ei, ärme siin. Ma ei hakka ju... Ja ma saan aru, mõlemal osapool on õigus. Rattateid on vähe ja autosõiduradu on ka vähe, aga ei, liigume edasi. Igatahes see, mis Tallinna Transpordiamet öeldab, tähendab, mida mina öelda tahan, on see, et märkame ja mäletame ka positiivseid asju. Palju on tehtud ja veel rohkem on teha, aga üldpildis on jumal hästi kõik.